Nii, kallid külalised, tere tulemast Oasise podcasti. Meil on siis täna väga imeline vestlusõhtu tulemas ja Oasise podcasti eesmärgiks on kutsuda lavale erinevate alade erinevad nii spetsialistid kui siis oma ala perspektiivi laiendavad indiviidid. Ja tänu nende abiga siis meie kõik, kes me oleme täna siin, kui ka siis kõik need, kes meiega hiljem video vahendusel kokku tulevad, saavad enda elukogemust siis laiendada. Ja seeläbi on meil kõigil, sest me kõik oleme omavahel üksteisega seotud, on meil kõigil võimalus kollektiivina kasvada. Ja selline teadlikkuse kasvamine on siis meie Oasise selline põhieesmärk, et kui see toit, mida me siin pakume, on tore, me saame kõik maailma muuta, oleme täistaimsed, head kütust täis, siis suurem eesmärk on ikkagi teadlikkust laiendada. Ja täna on meil siis väga eriline külaline. Tere tulemast, Epp Kärsin! Et tänased teemad meil selle 1,5 tunni jooksul viivad meid siis sellisesse toredasse rütmi, ma annan selle siit ka. Et me ei räägi ainult naudingutest, me räägime mehest, me räägime naisest, me räägime koos siis voolamisest, koos küpsemisest ja mul on selline tore nagu sissejuhatus ka Epule, et me ei ole varem kohtunud ja vähemalt niimoodi üks-ühele. Ja siis selline tore sündmus oli Naiste Punaakadeemia pühapäeval ja mina saatsin siis 2-3 oma kallimat naist, oma kallima, oma ema ja oma vanaema sinna sündmusele. Ja tegin neile siukse naistepäeva kingituse ja siis mu vanaema helistab mulle õhtul, ütleb, et teada, et kõik oli hästi tore ja temal seal tantsis seal laval õhtul. Siis ma mõtlen, mu see 7-8-aastane vanaema tantsib laval, väga tore. Ja aga siis ta ütles, et tead, siis kui Epp lavale tuli, see kujutate, kõik energia muutus. Ja siis ta räägib ja siis ma mõtlen, et vanaema, kas ma saaks ka nagu öelda, et mul on ka võimalus kohe seda kõike kogeda ja tunda. Aga ei, ma seda ei saanudki öelda, sest ta muudkui latras. Aga ja, et kui ma täna ka Eppu kohtasin, siis võib-olla mul oli eelarvamus juba natukene ette tehtud. Aga kuidagi see sära, mis peakski olema iga naise juures oluline, see sära lõi kohe õitsele ja minu kui mees, ma tundsin kohe, et ma tõusen kohe püsti, et nüüd peaks midagi tegema. Et selline naine tuli ruumi, kuidas tema eest hoolitseda. Ja seda me saame ka täna rääkida, et kuidas siis hoolitseda nii mehepoolset naiste eest, kui ka siis naised saavad siis meeste eest hoolitseda. Et jah, tõesti selline maagiline ja teine pool, mis ma ütleksin sissejuhatuseks ka veel, on see, et seks müüb. Et täna siin on meid väga palju, tunnete kõik huvi selle teema vastu, mida Epp meile siis jagama hakkab. Aga teiselt poolt ka see, et see teema on olnud lihtsalt nii suure tabu all. Ja siit ongi esimene küsimus sulle, et aga miks see nii on olnud? Mina ei saa sellest üldse aru, päriselt. Sellepärast, et kõik, kes me täna siin oleme pääsenud siia maailma tänu selle, et meie vanemad on armatsenud, naudisklenud ja meie iga keharakk on seksuaalselt ülivõimsalt laetud. Religioon on teinud kõik selleks, et inimesed ei saaks kontakti oma seksuaalsusega, oma seksuaalväega, oma väga võimsa loov eluenergiaga. Sest siis, kui inimene on hirmus ja häbis, siis on teda palju lihtsam valitseda. Ja kuna seks on nii elu algessents, me koosneme sellest. Ja kui me võtame inimeselt ära midagi, millest me koosneme, siis on meil justkui miskit puudu. Ja siis me hakkame seda kompenseerima. Ja religioon ja usk ongi ju asendanud selle mingite täiesti valede uskumustega, dogmadega. Mul oli nädalavahetusel romantikapakett Saaremaal, kus mul oli 20 paari. Ja üks paar, 50+ vanuses, ütlesid tagasisidena mulle, et nad on 30 aastat olnud Jehoova tunnistajad.
ja alles 3 aastat tagasi nad arvasid, et vot nüüd aitab ja nüüd nad seksivad nagu nugised. Ehk tegelikult me saame aru, et me inimestena vajame armastust ja naudinguid. See on kõige püham ja kõige ilusam. Aga need inimesed, kes ei ole kunagi kogenud seksuaalseid naudinguid hinge tasandil, vaid see on ainult selline füüsiline akt, siis neil jääb pool või isegi rohkem sellest maailmast kogemata. Ja miks ma neid seksikoolitusi teen, miks nad on nii populaarsed? Tänaseks ma olen koolitanud üle 32 000 inimese. 32 000 inimest. Tegelikult on see hästi vähe. Väga vähe Eesti. Seda väga vähe, sest meid on ju palju rohkem. Aga näiteks täna hommikul oli ka mul koolitus hommikul kella 10 kella 2. Koolitus naistele, naine tunne oma keha. Kõige tähtsam koolitus naisele ongi see, et ma tunnen oma keha igat millimeetrit. See, kuidas me ise ennast puudutame, kuidas me julgeme magamistoas rääkida, kui palju neid naisi, mees küsib, mis ma teen, aga naine ütleb, ma ei tea. Mees küsib, mis sa soovid, et ma teeksin, ma ei tea, mõtle ise. Hea seks on valgus, et ma julgen rääkida, ma julgen puutuda, ma julgen näidata, ma julgen suunata. Ehk meil ei tohiks olla häbi ja mida rohkem me magamistoas teineteisega räägime, seda lähedasemaks me saame oma intiimsuselt ja selleks, et me üldsegi julgeksime magamistoas rääkida, on vaja emotsionaalset sidet oma kaaslasega. Mu naine alati ütleb, et selleks, et tema saaks tulla koos minuga koos, siis tal on vaja, et süda oleks avatud ja et tal oleks siis nii-öelda armastuse tunne, et tal ei oleks mingit asja seal sees. Et see on väga huvitav teema, me tuleme selle juurde tagasi, pluss selle juurde ka, et kuidas siis nii-öelda neid jutte siis teha. Aga võib-olla tulla täitsa veel algusesse, kes kindlasti teate, aga igal juhul kordamine on tarkuse ema ja võtame selle vastu, et mis on siis see eluenergia, et sa tõid selle välja, et seksuaalsus või seks on siis nii-öelda see eluenergia kandmine, et mis see tähendab? Inimeses on 93% seksuaalenergiat. Kes ütleb kundalini energia, kes ütleb eluenergia, kes ütleb loovenergia, kes ütleb seksuaalenergia, ehk see on tegelikult kõik üks ja sama asi, millest me räägime. Ja kui inimene on pannud lukku enda seksuaalsuse, siis ta tegelikult paljuski keelab endale elujanu, elumelu, elunaudinguid, elu seda kirge ja tormi. Sest me päriselt elame nii hästi, kui hästi me seksime. Kui me kardame seksida, hoiame ennast tagasi, siis me kardame ka elada. Nii et see on selles mõttes heas mõttes paralleel, mida saate siis oma kaaslasega nagu arutada, et kas sa oled piisavalt elujäänu täis, no nii näita mulle, mis sa täna mulle uuenduseks tuled, siis kaasa. Aga kui tulla selle eluenergia ja teiste nii-öelda energiate siis juurde, et ütleme, mõned näevad, et see on siis juurtsakra osa, kus siis see nii-öelda eluenergia, siis selline küpsus läheb nagu liikvele. Aga kuidas ta saab toetada kõiki neid teisi siis... See on nii lihtne. Näiteks me räägime hästi lihtsalt. Mina räägin seksist tõesti nagu kartulisalatist. Kui mees on vahekorras, tema seksuaalenergia hakkab kasvama teises energiakeskuses sakraaltšakras. Ja nüüd, kui mees ei ole teadlik, see seksuaalenergia pundub nii suureks ja kui ta ei oska seda suunata, siis ta lõpetab ära seemnepurskega. Aga nüüd koolitustel, mis toimub? On see sama teadlikkus, kuidas me suudame suunata seksuaalenergiat. See on minu kiisu, Rufi. Ta on väga uudishimuline. Ehk kui mehel ta on nii piiri peal, siis mitte mees ei lõpeta kiiresti kähku, vaid mehed tõesti orgasm ja ejakulatsioon on 2 täiesti erinevat maailma. Kas sina oled kogenud Toomas Lingami massaaži? Olen 2 korda. Ja mul teisel korral vist ei tulnud ka, ei tulnud, aga ma nagu värisesin selles mõttes. Need on need sisemised orgasmid, et kuidas mehel võib olla kivi kõva, aga me ei lase tal lõpetada, vaid naine hakkabki suunama ja ta suunabki need naudingud alt üles rindade kõrgusele ja ta teeb seda nii kaua, kui see kivikõva lingamisest natuke pehmeneb ja saab minna järgmisse lainesse. Ja me saame seksuaalenergia laineid edasi lükata. Esimene laine, teine, 3., 6., 12., 24., kas või 36. Ja kui see lõpuakord tuleb, siis mees võib ollagi täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, üle kogu keha võbelevates värinates. Ja see seksuaalenergia avab
kõik meie teised energiakeskused. Ehk seks on kiirtee vaimse valgustumise juurde. Kirik tahab, et te käiksite, paneksite küünlaid, teeksite oma palveid, aga kui me seksiksime nii nagu jumalad ise, siis see käib niimoodi. Nii et kiriku jaoks sina oled kui nõid, kes toob sellist teistmoodi. Ma olen kindlasti eelmistes eludes olnud tuleriidal. Sa niimoodi oled kohe tundnud seda? Ja ma ütlesin, et ma tulen tagasi. Enne kui ma ei ole saanud oma missiooni lõpuni viia, sest mis seob kõik inimesed üheks? Olenemata rahvusest, tema keelest, tema kultuurilisest taustast on armastus. Ja ma siiralt usun, et armastus päästab maailma, sest see on kõikide alguste algus. Kõikide alguste algus. Ja sellest, kui meil on see kontakt, sest inimene ongi armastus. Ta ongi suur kogus valget puhast armastust. Ja on neid mehi ja naisi, kes on nii kontaktis oma armastuse energiaga, et ta kiirgab ja särab, ta astub ruumi sisse, sa tahad kohe tema läheduses olla, sest ta on nii tasakaalus, ta on nii helge, ta on nii valge, ta on nii siiras, ta on nii ehe, tal ei ole mitte ühtegi maski. Ja need inimesed, kes kardavad ennast omaks võtta sellisena, kes nad on, ja neil on häbi oma seksuaalsuse üle, siis neil häbi on pigem seksuaalsuse üle sellepärast, et nad ei ole kogenud seda jumalikku puhtust selles seksuaalsuses. Kui minul on kontakt oma puhta seksuaalsusega, siis mina juhin oma elu ise. Kõik minu elu reaalselt on üles ehitatud puhtalt seksuaalenergia pealt. Kõik minu koolitused, minu ettevõte, minu usk, minu loovus, see kõik on puhtalt selle pealt. Ja mida rohkem me mõistame seda, et seksuaalsus, vaimsus ja materiaalsus on kõik omavahel seotud, seda lihtsamaks see läheb. Kirik või on ka neid samu Jehoova tunnistajaid, kui et raha on ka patt. Ei ole raha patt. Unustage ära. Kui teie teete täna tööd, mida te armastate, kui te teete seda kõige suurema kirega ja läbi teie tegevuse maailm ja inimesed saavad paremaks paigaks, siis universumist, kõiksusest voolab küllu sojadena, sest sa käid oma hingekirjakoodi järgi. Aga kui paljud inimesed jagavad seda maailma mitte ise endale, vaid nagu teistele. Ja jätavad oma elu elamata sellepärast, et mida teised arvavad. Me ei tohi mitte kunagi seda teha, sest keegi ei maga meie padja peal, ei käi meie jalanõudega. Keegi ei saa tulla sulle ütlema, mida sina tegema pead. Ja need inimesed, kes elavad mõistuse tasandil, nad elavadki teiste päralt. Aga kõige tähtsam siin elus olen mina ise. Kui mina ennast armastan, siis ma oskan armastada teisi. Kui mina ennast väärtustan, oskan ma väärtustada teisi. Kui minul on piirid paigas, siis ma ei ehita pakse seinasid teiste inimeste vahel, vaid teised tunnetavad, kus on minu piirid ja me oleme palju lähedasemad. See on väga huvitav. Ma ei ole sellist metatasandi nagu ideed kuulnud, et kui mul on oma piirid paigas, siis meie saame olla veel lähedsemad, sest me tunneme üksteise piire nii lähedalt. See on nagu ka natuke siuke seksuaalne nagu siuke läheduse puudutus. Väga inspireeriv. Aga kui nüüd tulla nende armastuse keelte juurde, et sa mainis korra, et kõik on ilus, suur, valge armastus. Me oleme kõik ilmselt sellega nõus. Aga kuidas siis seda armastust läbi, ma ei tea, selle inimkogemuse siis tekitada või läbi sellise igapäeva elu siis tuua, et ühelt on need sõnad ja kõik nii edasi. Ma usun, et kõik on teinud seda testi, 5 armastuse keele test. Kui te ei ole täna seda testi veel teinud, siis kindlasti tehke. Sest sina naisena räägid alateadlikult oma mehega läbi enda armastuse keele ja mees räägib sinuga läbi tema enda armastuse keele. Näiteks mehe armastuse keeleks on tunnussõnad. Ta kogu aeg tunnustab oma naist, ta kogu aeg ütleb, kui armas, kui tore, kui ägeda on. Ja niimoodi aastaid. Ja siis naine ütleb ühel hetkel mehele, mul on tunne, et sa ei armasta mind, sest naise armastuse keeleks on näiteks hoopis puudutused. Ta vajab igal hommikul, et enne kui sa ärkad, sa hoiad teda veel voodis 10 minutit. Sa kallistad, sa suudled, sa oled tema jaoks kohal olemas. Ja kui meil on teada, missugust armastuse keelt me räägime, siis seda jällegi rohkem me saame teise armastuse anumaid täita.
Ja meil ei pea olema suhtes ühesugused armastuse keeled, need võivadki täiesti erinevad olla, aga me peame lihtsalt olema teadlikud ja ka seda, et armastuse keel elu jooksul võib muutuda. Kas see üks asi on muutumine, aga teine on see, et sul on paralleelselt mitu armastuse keelt ja töös võib olla nii-öelda. ka näiteks, et sul on puudutused ja kvaliteetaeg. Sulle meeldib mehega koos käia mere ääres jalutamas, lõket koos teha, koos süüa teha, samamoodi telekat vaadata, aga siis sa vajad ka seda lähedust, kallistust, suudlust. Ja mina nii tahaksin, et teie jällegi, kes te täna siin olete, et kui te lähete siit ära, et siis te oletegi nagu teadlikumad ja võib-olla nagu teete oma suhtes mingisuguse auditi või nagu läbivaatuse, et kus sa oled täna oma suhtega, et kas sa oled täna õnnelik oma suhtes. Ma kuulen seda üsnagi palju, et nii naised kui mehed ütlevad, et ma ei ole suhtes õnnelik või ma ei tea, et miks see kõik niimoodi on. Kui mina soovin suhtesse muutust, siis mina ei saa oodata, et partner muutuks, vaid ma pean ise esimesena andma sinna sisendi. Kui mina näiteks tahaksin õhtul, et mees mind teeks mulle õlgade massaaži, siis ma poen ise õhtul tema selja taha ja teen talle õlgade massaaži. Nii et sa ikkagi teed ees. Jaa, sellepärast, et mehed on, nad on selles suhtes, mehed on niivõrd plastilised, et kui mina tahan, soovin on õige sõna öelda, kui mina soovin suhtesse muutust, siis ma ei saa olla egoist oodates, et kuna mees seda teeb. Mees võib-olla ei tule selle pealegi. Ehk mees naises öeldakse, et on 16 korda rohkem väge ja teadlikkust. Ja tark ja teadlik naine on see, kes ehitab oma suhte ülesse, panustades, andes ja tingimustata. Aga kui palju on neid suhteid, kus naine annab tingimustata? Pigem on ikka neid, kes ootavad. Ära jää ootama, võta vastutus oma õnne eest. Sinu elu võib olla nagu muinasjutt, aga sa pead teadma, mida sa tahad. Sa pead teadma, missugust kaaslast sa soovid. Kui sa täna oled vallaline, kirjuta armukaart. Armukaart, see on see, et sa kirjutad välja sinu jaoks väga olulised komponendid, mis sinu kaaslase jaoks peab olemas olema. Põhikomponendid, emotsionaalne side, et oleks kindlasti olemas, intellektuaalne tasand, füüsiline tasand, tema lõhn, tema puudutus, tema maitse, tema hingeõhk, tema oskus märgata, need on nagu peensusteni ja igal inimesel on need nagu veel erinevad. Ja kui öeldakse, et ideaalset inimest ei ole olemas, siis seda ei ole olemas. Aga kui sina tunned, see ideaalne inimene on olemas, ta tuleb minu ellu siis, kui ma seda kõige vähem oskan oodata, aga kõige rohkem vajan. Kõige vähem oskan oodata, aga kõige rohkem vajan. Just. Väga huvitust. Ma olen kuulnud just seda nagu ühepoolselt, et kõige vähem oodata, aga kõige rohkem vajan. See on väga huvitav täiendus. Meie ellu ei tule enne seda inimest, kui sina oled ise valmis seda inimest vastu võtma. Ja üks veel, mis on põhitõde. Mida kaugemal ma olen oma põhiolemusest, seda valem oma suhte enda kaaslasega loon. Minu ellu tulevad täiesti teistsugused inimesed, aga nad tulevad äratama sind, et halloo, ärka ülesse, sa ei ole täna oma hinge kodualtaris. Sa pead lähemale jõudma ise endale. Ja siis, kui sa tunned, et nagu ma olen nii tasakaalus, mul on kõik hästi, ma olen ka üksinda väga õnnelik, siis see kohtumine võib tulla kas või Selveri kassas. No nii, siis Selverid maksimad, kellel mis pood on, valge silmad valmsad, et kus see hetk võib tekkida, aga tegelikult see oli muidugi heas mõttes nali, et eesmärk on ikkagi jõuda iseendaga sellesse kohta, kus me käime siis oma hingerada ja see on väga ilusasti sõnastatud, et hingerada tõesti on see, kus me oleme tegelikult siia füüsilisse kehasse tulnud kuskilt kaugelt ja kui me leiame selle õige suuna, mis meid nii nagu käima tõmbab, siis seda nagu kuidas Epu silmasid vaadates, siis tunned ära, et tema on täiega õiges kohas. Et siin pole küsimustki. Et meid ei ole õpetatud lapsena tundma. Mäletate, kui te tegite mingi sigaduse, mida teile kodus öeldi? Kas sa mõtled ka, millega sa hakkama said? No ei mõelnud sel hetkel. Aga kui oleks hoopis küsitud, aga mida sa tundsid, kui sa sellise sigadusega tegid? Vastupidi, me keerame just see, et meil oleks kontakt oma tunnete, emotsioonidega. Kui te täna olete lapsevanemad, lapsed
tajuvad, neil on nii peened tundlad, nad saavad aru, mis energeetikas on isa, mis energeetikas on ema. Ja kui ta tuleb, küsib näiteks issi käest, issi räägi, mis juhtus. Mida ütleb tüüpiline Eesti issi? Mitte midagi. Järgmisel hetkel on lapsel mure. Sa lähed küsid ta käest, mis juhtus? Ta ütleb mitte midagi, sest ta ei oska seda jagada, kuna sina ei ole jaganud. Tänaseks ma olen koolitanud üle 100 erineva Eesti kooli. Noored käivad minu juures loengutes, mina käin koolides, kui mind kutsutakse. Ja kui me räägime emotsionaalsest lähedusest oma vanematega, et kas nad jagavad oma sisemaailma, siis väga paljud lapsed ütlevad, ei, nad ei tee seda, sest vanemad ka ei tee seda. Kas me teame seda, et 5.–6. klassi lapsed juba seksivad? Kas vanemad teavad seda? Ei tea, sest nad ei jaga seda. Ja ma nii tahaksin, nii loodan, et see uus põlvkond, kes kasvab, et kaoksid ära igasugused häbid. Me kõik vastutame selle eest, missugune saab olema uus põlvkond läbi oma seksuaalsuse. Kui sina suhtud enda seksuaalsusesse kui üliloomulikku, siis ka laps, tal ei teki häbi, tal on tekkinud häbi sellepärast, et teda on häbistatud, ta võib-olla on puudutanud ennast, ta on kuidagi vahele jäänud, teda on nurka pandud, teda on üksinda tuppa pandud, teda karistatud ja siis ta mõtlebki, aga see on ju minu keha, miks ma ei või seda puudutada? Mida rohkem väikesed poisid ja tüdrukud ennast puudutavad, seda parema kontakti ta saab oma kehaga. Aga lihtsalt tuleb öelda, et kui teised vaatavad telekat, ära näpi oma nokut, mine oma tuppa. Ja see on okei. Päriselt. Ja see ongi hästi loomulik, et ma räägin teile lihtsalt ühe näite. Minu koolitusel üks meesterahvas jagas oma lugu. Laupäeva hommik, 4-aastane tütar. Ja tema oli siis olnud magamistoas ja teinud oma naisele keelekat. Teate niimoodi naisel jalad niimoodi kõverdat, temal pea jalge vahel. Laps oli magamistookse lahti lükanud, oli läinud issi juurde iPadiga. Issi, pane PIN-kood. See mees tõstis pea püsti, pani PIN-koodi ja laps ütles tšau ja pani ukse kinni. Kõik. Ehk tegelikult te saate aru, et meie vanematena ise loome lastes selle häbi. Loomulikult järgmine kord ta ütleb lapsele, et koputa enne ukse peal, kui sa tuled, et ära tule niisama. Või minu arust, mäletate hotellidest, kui olete käinud, seal on sellised uksesildid, et kas koristada või mitte segada. Magamistoa ukse peal oleks täpselt samasugune emme issi aeg, mitte segada. Ja see on normaalne, et lapsed teavad, et vanemad armatsevad. Ja kui seal kostuvadki mingid hääled, siis emmet ei tapeta, või issil ei ole, ma ei tea, mingid paanikad või ei hakka otsi andma, vaid mingid hääled võivadki kosta sealt läbi. Üks lapsevanem ütles, kuidas hommikul poeg oli küsinud, aga mis te seal öösel plaksutasite? See on päris kummaline öelda, mis me seal plaksutasime, on ja? Kõlab hästi. Aga kui tohib küsida midagi väga privaatset, mul on kõik küsimusi. Mis sind, kui me veel nagu päris seksini ei lasku, aga siis mis sind erutab? Ütleme, kui sa mõtled oma kaaslase peale või siis mingisuguse mehe figuuri peale, siis mis sind erutab selle mehe juures? Mina olen pervert. Mulle kõik sobib. Selles suhtes, kõik sobib. Jaa, et mul ei ole elus tõesti olnud sellist asja, kui ma olen midagi tahtnud proovida, siis mina olen seda proovinud. Ja ma ei keela endale nagu elusat elu ja naudinguid. Ma ei taha oodata, et ma olen, 70 ja siis mõtlen, nüüd hakkan tegema. Ei, ma teen täna, nüüd ja praegu. Ja see on nii hea küsimus selles suhtes, et iga mees ja naine võiks mõelda, mis on tema jaoks seksuaalsed gaasiandurid, mis teda erutavad ja mis on need, mis on seksuaalsed pidurid. Näiteks seksuaalne pidur võib olla selline asi, et mees ja naine on ülimalt intiimses nii heas kohas ja mees võtab sokid jalast ära, tal on varbaküüned lõikamata. Kõik, laks, rohkem ei taha enam. Või kuskil ninakoll ripub, või hamba vahel on mingi salatileht, eks ju. Need võivad olla kõik mingisugused sellised nagu väikesed errorid, mis meid nagu jahutavad maha. Ja sellepärast on nagu nii äge, ma julgustan kõiki paare rääkima enda seksuaalfantaasiatest. Kui palju on seksuaalfantaasiaid nii naistel kui meestel. Ja see on jällegi see koht, et kui üks teeb otsa lahti, hakkab teine ka rääkima. Aga me võime elada aastaid niimoodi, et me vaikselt teeme kuskil nurgas oma ette. Aga kuidas siis anda soovitus tänastele kuulajatele, et kui nad lähevad oma kaaslase juurde ja kes siin kaaslasega on, siis saavad mõlemad harjutada, et kes ennem jõuab. Aga et kuidas siis
nagu jutt lahti teha, Aga sest see see ei võiks- ole kõige lihtsam. See ei ole kõige lihtsam rääkida, et tead üldse ei meeldi see asend või see üldse nagu ei toimi või ma tunnen, Jaa. et nagu aga see ongi see koht, et ma võin öelda oma kaaslasele, et tead, et see, mis me senimaani oleme teinud, on päris lahe. Aga ma tahaksin kogeda ja proovida hoopis midagi muud. Mis sa arvad, kui me järgmine kord seoksime mind kinni, sa annaksid mulle piitsa? Või võtaksid anaaltappi ja paneksid selle mulle lihtsalt tagumikku, vaatame, mis juhtub. Ehk tegelikult need on sellised asjad, meil kõigil on mingisugused fantaasiad ja kui üks hakkab avameelselt jagama, kes on see, las teeb otsa lahti see, kes on julgem. Ja siis teine hakkab täpselt samamoodi vastu julgema jagada. Miks ma sellest nii kindel olen, see on sellepärast, et kui ma loen tuhandete meeste, naiste tagasisidelehtedi, mis on anonüümsed. Ma olen seda nii palju igal pool ka podcastides öelnud, aga ma kordan üle, võib-olla on keegi, kes ei ole seda veel kuulnud. Enamus mehed kirjutavad, ma ei julge jagada oma seksuaalfantaasiaid, naine arvab, et ma olen pervert. Naised kirjutavad, ma ei julge jagada oma seksuaalfantaasiat, et mees arvab, et ma olen pervert. 2 perverti piltlikult öeldes elavad koos, aga kumbki üksteisele ütle igaks juhuks. Ja kui palju on neid naisi, kes kardavad välja näidata ka oma kaaslasele, et mulle seks meeldib. Kui palju on nagu seda hirmu selle üle. Unustage ära päriselt, sest naised on üliseksuaalsed. Mul üks vanem proua koolitusel ütles, Epp, kas sina tead, üks naine võib ära rahuldada 10 meest, aga mitu naist jõuab rahuldada ära üks mees. Ma ütlesin, no ma ei tea, siis ütleb, no hea, kui ühegagi hakkama saaks. no on ka võimekamaid mehi, aga ütleme, võib-olla see on tavaline nagu tendents. Neid teadlikke mehi on aastatega ainult juurde tulnud. Sest kui mees hakkab tegema oma hinge arenguga, siis ta hakkab tegema ka seksuaalsusega. Sest mida teadlikum sa oled iseendast, siis sulle see maha ja taha nagu aiapost või nagu üks naine ütles, et meil on seks nagu bingoloto, et vahepeal on nurkade mäng, harvem on diagonaalid ja täismängu pole kunagi. Siis sa tahad ühel hetkel kogeda rohkem. Seksuaalsus on tohutu plastiline, ma iga kord mõtlen peale seksi, oh my god, enam paremaks minna ei saa. Ja iga kord on, vau, kus kohas see tuli, kuidas sa seda tegid? Ehk iga kord, iga järgneva naudingute maailma taga on järgmine. Ja mida rohkem naudinguid me oma kehast läbi laseme, mida maiemad me oleme, seda rohkem seksuaalenergia avardub. Naudingud avarduvad. Kas te olete seksinud niimoodi, et see seks on nii meditatiivne, et sa jääd seksi ajal magama ja täiesti kaine peaga? Kaine peaga mitte, aga ükskord küll, jah. Aga selles mõttes naine tundis rõõmu veel, et selles mõttes ma jätkasin oma tulega. Et just see rahulikkus on ju, see aeglus, kuidas me võtame pöörlevate positsioonidega seks, kuidas me millimeeter haaval, kuidas meie keha hakkab otsima neid asendeid, kuidas see hingamine peab olema nina kaudu sisse, suu kaudu välja, huuled, keeled, lõug on, kõik on vaba. See piirkond on otseselt seotud meie suguelunditega. Kui ma olen magamistoas, krampis, pinges, seinad kostavad läbi, vaikselt padja sisse, siis see kõik jääb meie sisse lukku. Ja mida vabam on naine magamistoas, mida voolavam, mida plastilisem, mida pehmem, seda rohkem ta tõmbab seda seksuaalenergiat alumistest keskustest ülesse. Ja kui sa lükkad pea niimoodi kuklasse ja avad vaikselt suu ja sa tunnetad seda, kuidas see kõik voolab sinu seest ülesse, see on lihtsalt reaalselt nägemist mõistus. Või kuidas meie kehad, et ka see puudutus, et mõni naine tahab tugevat puudutust. Tal on see nii erutav, sa võtad tal käes kinni ja pigistad teda. Võtad, surud sõrmed siia, nagu need kägistamismängud on. See võib naise jaoks olla juba niimoodi, vau, mis asi see oli. Kui me kogu aeg seksime nagu ühtemoodi, nagu nõka-nakka, nagu vanad inimesed on ju, siis sealt ei ole võimalik midagi uut avastada. Ja see ongi, et ükskord teeme nii, nagu sina tahad, teine kord teeme nii, nagu mina tahad. Järgmine kord kombineerime. Ja seksuaalsus, me võime vahetada partnereid,
aga kõige puhtam ja võimsam seksuaalsete kogemuste pagas saab toimuma siis, kui ma olen pikalt olnud ühe partneriga koos. Ma hakkangi otsima võimalusi, kuidas erinevalt. Kui ma vahetan iga natukese aja pärast oma partnerit, siis ma saan kogu aeg selle vana, ütleme, bändiga ringi lasta, on ju. Aga kui ma olen ikkagi ühes kohas aastaid, siis ma pean oma loovuse tööle panema, et sellesse suhtesse tuua seda kirge, seda naudingut, seda essentsi. Just. Ma vaatasin su silmadest, siis ma tundsin seda essentsi, et see on nagu, see nakatab, mulle nii meeldib, kui inimene on nagu nii hoos, et ta on nii, ka vaatad teda ja siis, kohe nagu läheb enda sees ka kohe tunne heaks. Et, aga võib-olla tulles selle naise ja mehe võib-olla mingisugused erinevused meil on ju. Ja ikkagi olen mehena aru saanud, et kui sa ei oska, suuda või ei saa naist juhtida sellel teekonnal siis voodis, siis sa justkui ei olekski nagu mees. Kuidas sina tunned, et kas sina kui naine austad meest, kui sina saad meest juhtida sellel teekonnal? Jällegi, kui me läheme mingisse vanasse maailma, siis naised vanas maailmas ootavad, et mees neid juhiks. Unustage ära. Meil on kõik täna lubatud. Kui sina tahad olla see juhtiv pool, ole see juhtiv pool, las mees siis olla vastuvõtja. Järgmine kord teete teistmoodi. Ja see on täpselt samamoodi, et näiteks need mehed, kui te elate koos direktoritega, nad on hästi nagu töö juures kontrollivad, nad peavad kogu aeg nagu kõik on hästi nagu Exceli tabelites, kõik on nagu ette mõeldud, kuidas, mismoodi. Ja tegelikult selline mees magamistoas vahest tahaks võib-olla hoopis olla vastuvõtja. Ta ei tahagi mitte midagi muud, ta tahab lihtsalt olla nendes naudingutes. Aga on ka mehi, kes ei suuda ennast magamistoas vabaks lasta. Ja nad tahavad kontrollida olukorda. Mina olen alati öelnud selle kohta, et kui mees on väga pinges, selleks, et mehel kõige kiiremini pinged vabaneksid, tuleb panna näppu anusesse. Ja see on hetkega. Aga kas Eesti mees laseb näppu anusesse panna? Ega mitte. Mis ta ütleb selle peale? Rõve? Ei, ta ütleb, et ega mingi pede ei ole. Mis sellega siis ikkagi on? Kus on mehe G-punkt? No seal samas. Mehe G-punkt on anuses. See on kõige võimsam nauding, mida mees üldse kogeda võib. Seal on visceraalne orgasm ehk 50 ejakulatsiooni korraga kõhuõõnes. See on üks kõige võimsamaid naudinguid. Ja kujutate nüüd ette, kui naine teeb mehele, ta paneb mehe kõhuli, ta teeb talle pikalt tuharate massaaži. Meeste tuharad on kordades tundlikumad, kui on naiste tuharad. Sa paned käe külge ja rakett on püsti. Just. Ja kui nüüd veel mängida sõrmitseda aanuse peal, kus on 2 rõngast lihast, seal on hästi palju pingeid, siis läbi rõngast liha, see on polaarsusteraapia, seksuaalteraapia, mida ma olen õppinud, seksuaalrefleksoloogia, siis läbi selle näiteks rõngast lihaste silitamise, paitamise hakkavad nii paljud pinged vabanema. Aga kui palju neid mehi ja naisi, kes lasevad partneri rahulikult oma rõngast lihaseid lõõgastada? See on nii tabudega seotud, unustage ära, seal on tohutult palju naudinguid. Täna just üks naine jagas koolitusel, kuidas ta oli käinud lingami koolitusel ja suuseksi koolitusel ja siis oli mehele teinud rimmingut. Kas sina oled, Toomas, saanud rimmingut? Olen. Kõik teavad, mis on rimming. Rimming on väga nauditav, kui keegi paneb keele sinu perse. Keegi paneb keele sulle perse ja siis lihtsalt keelega teeb nagu suuseksi ja see on tõeliselt nauditav. No, mina ei ütle seda sõna nagu sina ütleksid. Mina ütleksin, et see on siis, kui naine mängib mehe aanuse peal oma keelega. Ja tõesti, see on lihtsalt võimas. Ja veel, mis ma tahan rääkida, kui me räägime seksist ja naudingutest, siis hügieen on tohutult tähtis. Selleks, et naine sooviks ja tahaks mehele rimmingut teha, siis mees peab olema puhas ja pestud. Ja alati nagu enne vahekorda, peale vahekorda, see on elementaarne, et me peseme ennast. Kõige hullem on räpane mees, kõige hullem on räpane naine. Et me hoolitseksime enda hügieeni eest ja kui te olete lapsevanemad, siis palun õpetage oma poegadel peale pissimist ennast pesema, peale kakamist ennast pesema. Täiskasvanute koolitusel ma räägin meestele ka, et kui te käite kakal, siis ei ole nii, et võtad lihtsalt paberi ja tõmbad oma uruaugu puhtaks, on ju. See ei saa puhtaks, tuleb võtta käsi duša pesta. Ja selle peale ütles mulle üks mees, ainult peded pesevad oma perset.
see on, aga kus see on tulnud selline nagu tunnetus ühiskonnas, et sa kõik sellised tabuteemad lükkad nagu justkui sinna pede kategooriasse? et see on mingisugune mingisugune kaitse ja näiteks see on hästi huvitav, kuidas koolitusel, kui inimesed tulevad, ega nad ju arvavad, et nüüd me hakkame kohe praktikat tegema ja nad on väga üllatunud, et ma 2 tundi räägin neile teooriat. Ja see on nagu nii ilusasti nagu seotud ja kui tuleb järgmisena praktika, siis nad saavad täpselt nagu peensust aru, miks on oluline, et ma olen puhas, miks on oluline, et ma olen hoolitsetud, miks on tähtis, et ma panen ennast esimesel kohale, miks on tähtis kommunikatsioon paari suhtes, miks on tähtis, et me räägime, miks on tähtis see, et me mõistame, et me ei tohi kunagi eeldada ühte asja, sest teine inimene ei saa minust aru nii, nagu mina ise saan. Et see rääkimine ja veel kord rääkimine. Ja igal teemal. Enamus paarid omavahel päevas räägivad alla 20 minuti. Nad ütlevad, käi poes ära, võta laps lasteaiast, käi kassiga jalutamas, viiska prügikast välja. Aga see, et ma hakkan rääkima, kallis, kuidas läks sinu päev? Või see, et ma lihtsalt annan oma käsi toomas. Kui ma võtan lihtsalt oma mehe käe ja küsingi ta käest. Kallis, räägi, mis sulle täna rõõmu tegi? Et kui palju me oleme kohal. Praegu on väga rõõmus see, et ma saan massaaži. Ja, et kui palju me oleme nagu suhtes kohal, nagu kohalolekuga kohal. Ja kui palju me tegelikult mäletame, kuidas meiega, kuidas räägitakse. Ja näiteks naise kõige suurem seksuaalorgan on tema aju. Kui sina oled talle midagi nähvanud ja öelnud talle midagi halvasti, kas õhtul seksi ei saa? No võib-olla see teistmoodi versioon, et seks tuleb, aga siis see on nagu siuke pärast mingit konflikti või tüli selline lepitus, mõtleks. Aga, ja see vahest on selline, et siis sa võid seda lepitust justkui nagu ka soovida, et see võib-olla annab mingisuguse siukse kisma ja siis on nagu mõned. Ütleme, see on hea nagu trend, mida kasutada. Ja, aga mõned janunevadki, et nad ei oskagi olla sellises tasakaalus rahulikus suhtes ja nad vajavadki mingit catchi selleks, et tunda ennast elavana. Üks, mis on kindel, on ka see, et kui mees on liiga hea paari suhtes, kui ta on liiga malbeg, liiga leplik, siis naised tüdinevad liiga heast mehest ära. Ehk mehel peavad olema munad enda korvis, tal peab olema selgroog, tal peab olema julgus väljendada, öelda, mis sobib, mis ei sobi ja naistel täpselt samamoodi. Ka liiga heast naisest, kes kogu aeg on nii madal mina eristustasega, ta teeb kõike, mida mees ütleb, aga jätab kõik oma sõbrad, hobid taha plaanile, siis sellisest naisest tüdineb ka mees ära. Ehk paari suhtes me peame olema nagu templisambad. Me oleme mõlemad tugevad ja õnnelikud, aga kui me oleme tiim, siis me oleme veel tugevam tiim. Ehk kui minu partner ühel hetkel nagu otsustab, et me ei ole enam koos, siis minu maailm ei tohi kokku kukkuda, vaid ma olen ehitanud oma maailma ise väga tugevale vundamendile. Ehk me ei tohi enda õnne rajada kunagi teise peale, vaid me oleme õnnelikud ja kui see õnn nüüd on, siis me oleme veel rohkem õnnelikumad. Ma jäin siin kohe mõtlema enda kallima peale. Meil on ka siuksed nagu huvitavad munad ja selgroogude ja mingit nagu austuse ja kokkupaneku ja kuidas siis ikkagi on ja üksteise nagu siuksed mõistmised ja mis ma olen mehena aru saanud, et ühelt poolt on nagu, et mees peab olema nagu ongi see sama munad ja selgroog ja siuke nagu mõistus ja arusaamine, aga teiselt poolt, et see pehmus. Et kui sa lähed liiga nagu tugevaks kätte, siis naine ei saa oma pehmust kätte ja ta tunnebki, et mees nagu... Sa jääd emotsionaalselt talle kätte saamatuks. Ja tugeva mehe tunnus on see, et ta julgeb olla õrn. Just. Selle ma tahtsingi jõuda. Me oleme sama laine. Ja täpselt nii ongi. Sest siis me tunneme, et me oleme lähedased. Me võime olla aastaid suhtes, aga kui me ei ole emotsionaalselt lähedased, siis me ei kasva mitte kunagi oma suhtes sellistesse kohtadesse, kus on võimalik, sest alles siis, kui me võtame suhtes maskid ära, me jagame oma hirmud, oma häbid, oma lapsepõlve traumad, varasematest suhetest haiget saamised, siis me alles hakkame tegelikult ennast tervendama. Aga kui me peidame need teemad enda sisse ära, siis me kanname seda kogu aeg endaga kaasas. Ehk kui on mingisugune ka suhtes kriis, siis me peame tooma selle nähtavaks, mitte arvama, et kui me sellest ei räägi, siis seda pole olemas. See on nagu elevant on keset tuba, kõik näevad, aga keegi ei räägi sellest. Ja me saame
suhtes seda, millest me ka loobume, see on hästi nagu oluline, et mõista, et kui me loobume suhtes võimuvõitlusest, et ma ei pea, et minu arvamus ei pea alati peale jäädma. Me võime ka suhtes nagistada, aga see ei tähenda seda, et me nüüd otsustame nüüd selle nagina peale lahku minna, vaid aeg-ajalt on see nagu energia uuendamine on suhtes. Et kui on kogu aeg nagu hästi selge ja selline läbipaistev vesi, siis vahepeal tuleb seal torm läbi käia, siis on see nagu puhastus, eks ju. Ja meie paari suhtes ongi see osa, et kui meil on tunne, et ma justkui ei ole nähtud või mind ei ole kuuldud, siis ära tõmba kookonisse, vaid mine ütlegi läbi oma mina sõnumi, et kallis, mul on tunne, et sul on olnud liiga palju tööd. Et ma tunnen, et ma olen jäänud kõrvale, et ma vajaksin rohkem sinuga koos olemise aega. Et me julgeksime väljendada hästi selgelt ja kuidas tuleb meestega suhelda. Lihtlaused ja üks asi korraga. Kui siis ma kogu aeg ütlen oma naisele mingeid asju suhte. Ja siis naine ütleb, ja sinu jälle lihtsad lahendused. Nagu, siis ma mõtlen, et kas peab keeruliseks tegema nüüd, siis et no lihtne. Teeme nii, teeme naa, on ju. Aga samas tema mõtleb seda, et mõtleme, et kas see lahendus nüüd nii lihtne lahendus, sest lihtne lahendus tihti tuleb emotsionaalsest kohast, et okei, ma siis enam ei tee, ma siis seda ei tee või teen seda ja sina ei pea seda tegema. Aga see väga hea. Ja naistega on ka veel niimoodi, et kui naine hakkab arutlema oma mehega, ta arutleb, siis sina mehena ära paku talle kohe lahendust, vaid küsi, kas sa tahad, et ma mõtlen sinuga kaasa, lihtsalt kuulan sind või sa palud mult abi, et ma aitaksin lahendada selle olukorra. Mehed tahavad kohe lahendada, kohe lahendaks ära, võtame nüüd järgmise asja ette ja teeme midagi muud. Aga vahest on vaja, et naine tahab lihtsalt rääkida ja kui ta räägib mingeid asju välja, siis ta saab ise enda jaoks need asjad oma peas selgemaks. Väga asjalik mõte. Aga kuidas selle naise ja mehe siis võib-olla sellised, ma ei tea, kas see on polaarsus, aga selline võib-olla erinevate poolte juures siis mõista, et mida tegelikult tahab üks naine suhtes rohkem ja mida tahab üks mees suhtes rohkem. Et seal on ju mingisugused tendentsid, mis on nii-öelda läbivalt siis, ma ei tea, arhetüüpidest või sellisest kollektiivist teada, et kuidas sina sellest lähened, kas on midagi sellist, mis on üldjoontes, et naine vajab rohkem seda ja mees vajab rohkem seda. Ma ütlen teile ausalt, meie põhibaasvajadused meestel ja naistel on täpselt ühesugused. Me vajame armastust, me vajame tingimusteta armastust ja meil on ka soov armastada. Me vajame tähelepanu, me vajame, et me saame oma partnerit usaldada. Me vajame tunnet, et meist hoolitakse. Me vajame seda tunnet, et meile ollakse pühendunud. Me vajame tunnustust, me vajame positiivset tagasisidet. Ehk tegelikult need baasvajadused meestel ja naistel, kui need on kaetud ja kui sealt tulevad mingid erinevused, siis nendega me saame palju paremini hakkama. Kui meie baasvajadused on katmata, siis iga väiksem detail või kriis või asi tekitab täieliku kaose. Aga kui me oleme selles baasvajaduses, me tunneme, et meil on kõik hästi ja tulevad mingid ebakõlad, siis see ei löö meie maja kõikuma, see ei ole kanajalgadele ehitatud, vaid see on korralik vundament. Ja usaldus minu arust on paari suhtes üks nii tähtis komponent, et ilma usalduseta ei ole võimalik toimida mitte ühelgi suhtel. Ilma vabaduseta ei ole võimalik toimida mitte ühelgi suhtel. 24/7 ninapidi koos olles me lämbume ära. Me vajame energiat väljaspool suhet ka. Ehk et meil jääksid alles meie sõbrad, meie hobid, meie käimised, meie tegemised. Me tuleme kokku ja see energia, mis me oleme saanud väljaspoolt, me ehitame sellega jälle uue järgmise tasandi oma suhtes. No see on võib-olla juba siis kirjeldab midagi sellist, kui ma olen välja valinud, et see on see inimene, kellega ma soovingi elu lõpuni ja ma olen nõus investeerima ja täiega sisse minema. Aga kui ma olen lihtsalt läbisõidul edasiminekul tean, et... Vaat, on siis... nagu neid mehi ja naisi, kes ongi läbisõidul ja vahepeatustel on ju, siis õige on see, et sa ütled sellele naisele, tead, ma ei otsi praegu püsisuhet. Ma otsin lihtsalt seksisuhet. Kui see sulle sobib, siis aeg-ajalt kohtume. See on väga vale, mis mehed teevad, et nad kohtuvad naisega,
Nad jätavad mulje, nagu ta oleks naisest pikemas perspektiivis huvitatud. Naine pakib kõik oma südame lahti ja siis mees ühel hetkel lihtsalt tõmbab eemale. Ja see teeb tohutult haiget. Ja siis kuidas saaks see naine hiljem hakata usaldama? Tekib see usalduskriis. Minu arust, kui on kokkulepe, okei, mina tahan seksi, aga sina ei taha, okei, olgu. Aga siis tuleb keegi, kellega on täpselt samasugused vajadused. Palun lustige, olge siis läbisõidul ja käige ja tehke, mis te tahate. Aga kui üks otsib partnerit ja teine ei otsi partnerit, näiteks naine otsib partnerit, ta valib välja kandidaadi. Aga ta ei ütle sellele mehele, et tegelikult mul on juba plaanis poole aasta pärast kokku kolida, aasta pärast abielluda, 1,5 aasta pärast on meil laps juba on ju hakkama pandud. Ja ta elab oma nagu mingisuguses fantaasias. Ta suhtleb, no mees ka suhtleb, ootab, aga mehel on tegelikult see, et ma ei tea, et ma olen 2 aastat Eestit ja ma lähen varsti ära Austraaliasse. Aga me ei ole rääkinud neid asju läbi ja siis ongi see, et tegelikult me pettume ju iseenda projektsioonis. Ma ei ole talle seda öelnud. Kui ma oleksin talle julgenud seda varem öelda, siis võib-olla mees oleks öelnud, aga tead, mul ei ole üldse selliseid plaane sinuga. Ehk me ei tohiks ära kasutada inimesi enda kõrval. Me ei tohiks neid ära kasutada enda kuidagi nagu ego eesmärgil, et ma tahan midagi sealt saada. Pigem on see, et see ausus ja lugupidamine ja austus kõikide inimeste suhtes, me ei taha ju, et meiega ka nii tehakse. Ärge arvake, kõik tuleb tagasi see, mida sa jagad. See kõik tuleb tagasi. Ja näiteks kas või see, et kuidas me kellegiga räägime või mis sõnu me kasutame või mis mõtteid me mõtleme, see kõik tuleb meile bumerangina tagasi. Ma arvan, nüüd on hea aeg minna sinna seksi teema juurde, et võib-olla ennem veel, et see naine kui siis naudingute looja, mis me selle pealkirjaks panime. Et siis kuidas, kui peaks võrdlema nüüd meest ja naist ja me valisime, et naine kui naudingute siis maaletooja, et mis see sinu jaoks võib-olla sümboliseerib? Naine kui naudingute maaletooja saab olla see naine, kes on kontaktis oma kehaga. Ja kuidas siis sinna jõuda? Naine tunne oma keha koolitus. Kui ei ole, nagu kui sa ise ei tunne oma keha, nagu tõesti päriselt, sa häbened, minu arust kõik naised peaksid ise ennast rahuldama. Nad ise peaksid tundma oma keha. Ja see ei ole tabu ega häbi, kui ma olen paari suhtes ja ma rahuldan ennast. Meil on olemas Euroopa seksuaalhariduse standardid, kus tegelikult 4. ja 5. klassile lastele peaks rääkima eneserahuldamisest. Kas meile koolis õpetajad rääkisid eneserahuldamisest? Ei. Ega täna on täpselt samasugune olukord. Meile räägitakse koolis, kuidas kasutada kondoomi, võib rasedaks jääda, suguhaigused. Aga see, et paari suhtes seks ja nauding on elu imelisem pool, see, mis hoiab seda paari suhet. Ja ka seksuaalsus on hästi plastiline, mõnel naisel on seda rohkem, mõnel naisel on seda vähem. Aga me sünnime kõik siia maailma niimoodi, et meile antakse armastuse naudingute pakett kaasa. Ja nüüd sõltubki, et kus perest ma olen kasvanud, kui konservatiivne see pere on, kuidas ema on minuga seksist rääkinud, kuidas isa on minuga seksist rääkinud, kuidas ema ja isa omavaheline suhe on. Ja sealt saab ju kõik tegelikult alguse. Ehk naiselik naine on naine, mitte kes paneb punase pesu selga, vaid ta tunneb iga ihurakuga. Mulle meeldib olla naine. Mulle meeldib olla naine nagu kõige suurema tähendusega. Ja iga naise jaoks see naise tähendus on erinev. Mina võin kirjeldada enda jaoks, mis on minu jaoks naiseks olemine. Aga iga naine, kes siin, igal ühel on oma kirjeldus. Ja mitte see, et ühel on vale ja teisel on õige, vaid see näitab, kui suur on see amploaa naistest. Mis moodustab siis lõpuks selle naise. Siuke lõputu perspektiivide kogum ja siis on mehed, kellel on võimalus siis vaadata ja valida ja otsustada, et milliseid perspektiivi nemad soovivad siis enda elus kogeda. Ja, täpselt. Ja näiteks ka iga naine ju loob mehele täiesti erineva kogemuse. Ei ole olemas, et 2 ühesugust naist looksid mehele ühesuguse kogemuse. Ei ole lihtsalt olemas seda. Ja nüüd sõltubki näiteks väga väeka. Naise kõrval peab olema väga tugev mees, kes suudab seda ohjata. Sest kui mees ei suuda seda ohjata, siis naine paneb ta lihtsalt kulbiga vasta pead. Mis siis saab? Aga tegelikult vajaks naine, et sel hetkel tugev mees võtab selle kulbi ja paneb naisele vastu näppe. Ehk naine tunneb, okei, pähe ikka ei lajata.
ehk me tegelikult, et me tegelikult vajame kõik naised alateadlikult. Me ootame, et meile kehtestataks mehe pealt piirid. Ja nii kaua, kui see naine lappab ta sellepärast, et mees ei ole suutnud teda ohjata. Sa võid lasta naisel täiesti laiali valguda, aga ühel hetkel sa tõmbad ta kokku tagasi. Ja naise jaoks on see kõige suurem tänutunne, kui tema on laiali läinud, et mees on kindel kui kalju ja pakib naise kokku tagasi ja ütlebki, kallis, kõik on hästi. Mul on olnud paar korda oma kalli naisega selline tüli, et ma tunnen, et niimoodi, et nüüd sajatatakse ja põgenetakse ja nii edasi. Ja siis ma olen võtnud selle nagu käe randme ja vahest ka surunud vastu seina. Mitte niimoodi valusat, aga lihtsalt surunud vastu seina ja lihtsalt hoidnud. Mitte midagi ei ole isegi vist öelnud ja lihtsalt hoidnud oma kallist naist oma käte vahel. Ja ma olen pärast aru saanud, kuidas ta nagu iga hetkega lõdvestub. Ja tema see põgenemisvajadus, et teda ei ole kuuldud, teda ei ole nii-öelda vastu võetud, aktsepteeritud, lihtsalt lõdvestub. Ja siis ma olengi aru saanud, et ma olengi see kalju, kes ei luba, et nüüd naine, las ta läheb, olgu, mina ka vaatan teisele poole, umbes, kus on telekas ja põgenen ära. Ja väga paljud naised alateadlikult, täna ka koolitusel oli see, et mida teevad naised, et kui ta on ärritunud, ta on vihane, ta on kuri, tegelikult tema aju on halvatud piltlikult öeldes, ta ei ole sel hetkel adekvaatne. Ta võib olla, ütleb ka oma mehele, mine minema, ma vihkan sind, ma ei taha sind näha, sa oled kõige nõmedam mees. Aga paljud naised on tunnistanud, ma ei tea, miks ma nii teen. Tegelikult ma ju ei taha, et ta läheb. Tegelikult ma ju tahan, et ta tuleks kallistaks. Tegelikult ma tahan, et ta ütleks, et kallis, sa oled täiesti pöörane hull, aga ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Ja vahest ei olegi rohkem vaja. Ehk me tegelikult naisena, me ju kogu aeg testime oma meest. Kas ta on küps? Ja kui ta ei ole küps, mis naine teeb? Küpsetab. Lihtsalt astub talle peale, et astub tast üle. Ehk mees ei saa olla nagu tuhvlinupp, läheb vaibalt läbi, need kühmu ka ei jää. Tal peab olema oma tugevus. Ja sellist meest, naine tõesti päriselt austab. Ja see on võib-olla mingi asi, et meil oli ka naisega see sama austuse teema ja küsimus, et ma ka vahepeal laperdasin nii suurelt, et ei suutnud nagu aru saada, et kui naisel oli vaja kokku tuua, koos hoida, et siis ma ei suutnud, sest ma ei suutnud endast kaugemale vaadata. Ja siis tekkiski see sama austuse piir ja küsimus ja ma julgelt soovitan kõigile selliseid nagu pööraseid seikluseid ja kismasid natuke selles heas mõttes nagu ette võtta, sest siis nii-öelda heas mõttes nagu me enne välja naine küpsetabki ja minus küpsetaski selle sama küsimuse, et ma saingi aru, et mind on vaja austada. Ma soovin, et mu naine mind austaks ja mu naine teeb seda ja siis tema jällegi tõi mingid omad kohad välja, mida tema vajab ja siis mina sain aru, ma ei teegi seda, ma ei olegi piisav selles kohas. Okei, võtan teadlikuks, saan aru, lähen edasi ja annan talle seda, mida tema soovib ja vajab. Aga austus ei saa tulla läbi võimupositsiooni, vaid austus saab tulla läbi tegude, nagu ilusate tegude. Ja kõige hullem on see, kui me oleme sellises vaimse terrori laadses suhtes, kus lihtsalt mees ütleb, aga mina ütlesin ja nii on. See on väga keeruline, näiteks nartsissistlikud suhted, kus ühe käes on nii suur võim ja teine nagu hüpiknukk ja ta ongi kaassõltuvuses, sest see nartsissist ütleb sulle, sina rikkusid mul tuju ära, sinu pärast on kõik halvasti, sinu pärast juhtus nii. Ja siis mul on alati see küsimus, aga miks sa ei ütle seda kohta, et aga miks sa lasid sellel juhtuda? Iga täiskasvanud mees ja naine vastutab oma tunnete emotsioonidest ise. Mitte keegi ei saa tulla rikkuda sinu tuju ära, kui sina seda ei lase. Ja näiteks selle mehe küpsusega ka veel või ka naise kokkupanekuga, et kuidas mees nagu seda teeb. Aga teate, võib ka elus vastupidi olla. Et mehel on nii keeruline eluperiood. Tal on tõesti raske. Me täna ei tea, mis majandus tegema hakkab. Ja tegelikult ka mehed võivad aeg-ajalt laiali valguda. Ja siis on oluline see, et naine võtab oma tugevuse kokku ja näitab oma armastusega, isegi kui praegu on kõik väga keeruline. Ma hoolin, ma hoian, ma toetan, ma mõistan nii palju, kui mina oskan. Et ärge jätke oma meest üksinda, kui ta on laiali valgunud. Sest mees ei tule paluma abi. Ta ei tee seda. Ta lihtsalt ei tee seda sellepärast, et me ei ole harjunud, me ei ole oma isasid, ma arvan, enamust nutmas näinud. Me ei ole harjunud nägema, et isad halaksid.
aga tegelikult igas mehes on samamoodi see õrnus olemas, mis naiseski. Ja kui on selline situatsioon peres, et on mehel keeruline, siis ära jäta kohe meest maha esimese kriisi peale, kui tal on, ma ei tea, majanduslikult on mingi krahh toimunud, vaid tõesti hoia, ole koos, sest 2 on alati tugevam kui 1. Ja suhet ei saa üles rajada sellele, et näiteks ma olen nii paljudele naistele öelnud, et miks te ajate neid rikkaid mehi tagasi? Või miks te ajate neid rikkaid mehi taga? Naise jaoks on nii oluline see eneseteostus, et ma saan ennast teostada. Ja kust ma tean, äkki tuleb mehel ühel hetkel keskeakriis, vahetab mind 50 aastast näiteks 25 aastase vastu. Aga ma ei taha, et minu elu kvaliteet muutub. Ma ütlen mehele, olgu, kui sa oled ilma minut õnnelikum ja tahad elu edasi elada, siis ma ei tohi teda takistada. Ma armastan teda nii palju, et ma lasen tal minna. Vot see ongi see tingimusteta armastuse oskus, et ma ei oma mitte kedagi. Ja sellepärast ongi tähtis, ma ei ole nõus sellega, nagu siin viimasel ajal räägitakse, et on erinevaid nagu koolkondasid, aga mina ei ole sellega nõus, et naine ei tohi olla enesekindel. Naises, missugune mees, millist naist kõnetab või vastupidi. Mehe enesekindlus on see, mis tõmbab naist ja naise enesekindlus on see, mis tõmbab meest. Ja me ei ole sellepärast kuidagi nõrgemad või me ei ole sellepärast kuidagi mehelikumad naised, et meis on see tugevus, vaid meis on see elutarkus, et ma pean olema tugev ja saama hakkama ka üksinda, kui selleks on vajadus. Siin on lihtsalt see juhtimise nagu tendents, et juhtimine kui oma olemuselt on väga mehelik energia. Ja siis, kui mõned naised teevad liiga palju juhtimistööd või oma olemused peavad juhtima kogu aeg, siis ongi, nad lähevad sellesse nagu meheliku rolli ja siis mehed tunnevad, kui nad kodus on ka, juhivad, et siis mees ei saagi tunda, et ta midagi juhiks, on ju. Ja, aga see on ju perekonna pea ja kogu see nagu nüanss on ju. Aga see tulebki nüüd välja nendest nagu erinevatest arhetüüpidest, eks ju, et ütleme, et juhtimine, ma arvan, et see oleks kuningane arhetüüp, et see ongi see tugev, eks ju, ma kehtestan ennast, ma ütlen, kuidas asjad on. Mina olen ka ettevõtja ja kui mina panen ukse kinni, siis ma olen kõige naiselikum ja kõige malbem ja kõige armsam naine. Aga kui on mingi asi, mis mulle ei sobi, siis ma olen nagu emalilõvi ja ma ei karda seda välja näidata. Ja minu arust vastupidi, see paneb meest ka naist austama. Mitte ma ei ole see naine, kellest saab üle sõita, vaid ma ütlen otse, aga mulle nii ei sobi. Ehk mina ei taha mehega võidelda, ma ei taha võistelda. Mehed, teil on palju keerulisem kui naistel. Teie sees on kogu aeg pinge. Kogu aeg on pinge. Kuidas mees vabaneb pingest? Läbi naudingute. Naised on vahetult enne päevasid ja päevade ajal on pinges, eks ju. Ja see on ka üks osa, miks mehed on niivõrd palju seksuaalsetest naudingutest sõltuvusest, sest sel hetkel, kui sa oled vahekorras, sa koged sügavaid naudinguid, sügavaid orgasme, siis see pinge lahustub kõik sinu sees ära. Ja siis sa oled nagu täiega, wow. Aga meie põhiolemus on tegelikult just see sama tunne, mis on peale seksi. Ehk me peaksime energeetiliselt oskama hoida ennast selles kohas. Pinged tekivad meie sisse siis, kui me ei tule toime sellega virvarriga, et kõik on liiga palju. Ja surres ei võida see, kellel on kõige rohkem asju, vaid see, kes on elanud elusat elu ja armastanud. Ja seks on üks oluline osa sellest. Ja kui nüüd minna ikkagi siis sinna seksi juurde, meil on selles mõttes hästi pikk sissejuhatus. Toomasel vist on kodus kriis, tema räägib seksist. Mul ei ole kriisi, mul on praegu naisega kõik peavad nüüd kuulma. Näiljane räägib ikka seksist. Et lihtsalt nii põnev on, ma saan võtta ühe kalli inimese ette ja lihtsalt pommitada teda põnevate küsimustega, et ma lihtsalt nagu väga erutunud siin tead. Sisemiselt, vaimselt, ütleme niimoodi, olge nüüd täpsed. Et see nii-öelda see seksi kogemus, mis saab ühel paaril olla, on nagu sa hästi teed välja, et räägitakse ja siis hakkame tegema. Aga kui ühel või teisel pool ei ole sellist fantaasiat, ei ole huvi, ei ole äratatud sellist seksuaalsus nagu kirge,
et sa justkui oled magav kaunitar või magav prints. Siis me peame andma naisele aega. Me ei tohi hakata naist survestama, me ei tohi hakata meest survestama, me ei tohi tuua näiteid eelmisest paari suhtes, aga tead, eelmine partner sidus kinni, tegi mulle seda, teist ja kolmandat või mida iganes. Me ei tohi kunagi võrrelda. Et kui teie lähete paari suhtesse, siis minu arust kõige suurem austuse lugupidamine oma uue kaaslase suhtes on see, et me ei võta oma vana elu sellesse suhtesse kaasa. See, mis oli, see on olnud ja see ei oma tähtsust. Ja minu arust kõige totakam on see, kui hakatakse rääkima, aga mitu naist sul olnud on? Loetle üles, kes need naised on. Mõne naise jaoks see käivitab sellise armukadedus, et kui ta ühel hetkel selle naisega tänaval kokku saab, ta tahaks anda kohe kratist kinni võtta ja sakkutada teda. Ehk et kui meil on olnud suhted, meil kõigil on olnud suhted, siis mina arvan, et me ei peaks neid asju peensusteni lahti arutama, et kuidas sa tegid, mismoodi sa tegid. Ja selles paari suhtes see seksuaalsus, ühel on seda rohkem, teisel on seda vähem. Kui me läheme paari suhtesse ja näiteks kas mehel või naisel ongi see nagu kokku pakitud, siis me ei saa kohe hakata teda nagu lahti kiskuma vägisi. Me peame andma talle aega väikeste sammudega, kiht-kihilt teda võtma alasti, otseses mõttes. Ja kui me liialt palju oleme ise survestanud, siis see teine osapool läheb sellest veel rohkem lukku. Ja ta võib nii lukku minna, et ta ei avane mitte kunagi. Ja see on ka huvitav, kuidas ma olen kuulnud, et mõni naine on öelnud, näed üks naine 52-aastane oli koolitusel aastaid tagasi ja ütles, näed, et meie 3. poeg sai siis 18, kasvas kodust välja. Ja mees kergitas kaabut, ütles, aga nüüd tegelikult ma tunnistan, et mul on viimased 8 aastat olnud paralleelsuhe. Lähme lahku, ma kolin selle naise juurde. Ja see mees oli talle vihaos öelnud, et üldiselt sa oled nagu täiesti frigiidne ja kuiv ja mõttetu naine. Ehk ta oli teda niimoodi veel solvanud ka enne, kui ta kodust välja kolis. Ja see naine ütles, et täiesti uskumatu, et loomulikult see tegi mulle haiget, aga miks ta siis nagu ütles mulle niimoodi või miks ta tahtis mulle haiget teha. Ja siis ütles, et aga nüüd ta on lahus. Ta on oma kriisi läbi käinud, aasta aega oli hästi keeruline. Tegeles oma enesearenguga, käis ma ei tea hingamislaagrites ja ma ei tea, kus ta kõik oli käinud, mingid naistelaagrites ja tuulelee juures. Ja ta sai oma enesekindluse nii tugevalt kokku, ta läks kooli kokkutulekule ja ta kohtus oma klassivenda. Ütles, et ta käis põlveoperatsioonil, sest nüüd on põlved niimoodi läbi seksitud. Ja ütles, et ma ei tunne ennast ise ka naisena ära. Ehk kuidas üks mees võib avada naise jumalikult ja teine mees võib naise täiesti alla suruda. Ehk see hästi palju sõltub, missugune sünergia on mehe ja naise vahel. Kui palju on üldse normaalne, on võib-olla õige küsimus, tervislik seksida? Ehk siis kui palju selliseid... Ma lugesin Postimehes oli mingi terviseartikkel, et mees peab vähemalt ühes kuus 21 korda lõpetama. 21 korda. Ma ütlen ausalt seda. Minu arust, et seda on tegelikult natukene liiga palju. Kui on 6-30 päeva, siis praktiliselt, ma ei tea, 1,4 korda päevas ta peaks seksima. Et seksuaalsus on igal ühel erinev. Kui on vajadus seda teha, kas on 1 kord nädalas või 2 korda või 3 korda nädalas, see on nii individuaalne. Aga põhiline on ikkagi see, et ma olen nagu õnnelik oma seksuaalsuse üle, et ma olen rahuldatud. Sest mis juhtub nende meeste ja naistega, kes on seksuaalselt rahuldamata? Nad on pinges, nad on närvilised, nad on närritunud, naised on eriti ussid, klatsimoorid, ajavad oma mehe tulluks. See on naise näost näha, kui ta on seksuaalselt rahuldamata. See piirkond on meil seotud suguelunditega. Ja kui naine pole ammu seksi saanud, siis ta ongi pingas, ta räägib ka niimoodi. Ongi, kõik on niimoodi. Lähete homme tööle, vaadake oma töökaaslaseid, millised nad on. See on küll väga hea soovitus kõige. Mis siis teha, kuidas siis sellele kallile kolleegile siis märku anda? No ega sa ei saa teda ju läbi sangutada, on ju. Oma naise saad kätte võtta läbi sangutada, eks ju, või oma mehe. Aga no sellisele kolleegile ega ongi keeruline. Näiteks miks hästi paljud ettevõtted käivad oma meeskondasid minu juures koolitamas? Selle samal põhjusel, kui me oleme kodus õnnelikus paari suhtes, siis me tööl oleme korduses produktiivsemad ja paremad töökaaslased. Sest üks tõrvatilk, näiteks üks inimene meeskonnas, kes on ütleme, ta on nii dysfunktsionaalses paari suhtes. Tal on kodus kogu aeg ilge sõda, hommikust õhtuni, ta tuleb tööle.
ta on täpselt samamoodi pinges ja kogu see pinge kandub nagu edasi. Ja inimene, kes on armastuse energias, teate, kui palju ta mõjutab kümneid inimesi enda ümber selles samas ruumis, kui keegi on nii kohal, nii tasakaalus, nii iseendaga kontaktis. Ja see toob teised ka kohale. Väga tore. Siis kui ikkagi sellest naisest kui naudingut maaletoojast rääkida, et mis on selline võib-olla sidur-pidur gaas, millega naine võiks oma mehele siis sellist rõõmu pakkuda, mis ja võib-olla sellist nagu, me räägime siis seksuaalsest aktist, voodielust, et mitte võib-olla sellisest emotsionaalsest tasakaalust. Mina ei ole näinud oma elus mitte ühtegi meest, kes ütleks ära massaasist. See massaas minu arust on see, mis võiks olla, ka mehed vajavad eelmängu. Täpselt samamoodi nagu naised. Kas sina, Toomas, oled kirjeldanud oma naisele ideaalset eelmängu? Mis on need komponendid, mida sina vajad, mis on eelmängus? Kusjuures ma olen isegi aru saanud sellest, et meil on olnud naisega pikalt see teema ja küsimus, et mul on liiga kiire tulema, mis on nagu, ma olen aru saanud võib-olla teistel meestel ka sama probleem. Ja siis nagu me oleme selle üle nagu katsetanud ja vaadanud, et siis pikem eelmäng isegi pikendab minu võimekust. Ja siis mul oli küll, et et see on küll huvitav nagu paralleel, et ühelt poolt justkui erutad nii palju, aga teiselt poolt justkui see erutus siis kanduks kõik igale poole. Ja siis, kui me jõuame päris aktini, siis see nagu energia on võimekuselt nii palju pikem. Aga see enneaegne seemnepurse, seda esineb 50% meestest. See tähendabki see, et mehel tegelikult ei ole kontakti enda ejakulatsioonimehhanismidega. Selleks on olemas ideaalne tehnika on lingami massaas. 1-minutilisest mehest on võimalik teha mees, kes kestab voodis 15 minutit, pool tundi, tund aega. Tal on lihtsalt vaja saada see kogemus. Tal on kivikõva, naine teeb lingami massaasi, tal on plahvatusoht, hakkab suunama, naine ütleb hinga ja ta saab selle keha kogemuse. Ja seal on veel tehnika, et kuidas seda jenmopunkti vajutada, kuidas neid munandeid tõmmata, kuidas keel panna kurgulakke, ehk see on tegelikult praktika, veel kord praktika. Seksida oskavad kõik oskavad seksida, aga see, kui me hakkame armatsema, siis armatsemiseks on vaja aega, kohalolu ja teadlikkust. Ja armatsemise pikkuse teeb seda rohkem nauditavamaks, kui mehel on kontakt oma kehaga ja ta lõpetab siis, kui tema soovib, mitte siis, kui juhtus. Ja ei ole olemas sellist meest, kes ütleb, et oi, tead, sa oled nii erutav, et ma lihtsalt ei saa, et see lihtsalt tõmbab mind niimoodi käima. Jaa, see võib nii olla, et naine ongi erutav. Aga kui mehel on kontakt ejakulatsioonimehhanismidega, siis ta kestab voodis täpselt nii kaua, kui ta tahab. See ongi ju eesmärk, et kui sa ei suuda naist viia nii-öelda päris naudinguteni, sest ütleme nii, et ka seksi esimesest hetkest on see juba nauding, sest seal on juba piirkonnad, mida siis mehe riist siis liigub mööda või katsub või puudutab. Kuidas sa, Toomas, kas sa oled kuulnud sellest, et seks on rütm? Seks on rütm. On küll rütm, jah, ja need rütmid võivad vahest ka mitte klappida oma vahel. Palun enne, kui te hakkate naisega kuskile voodisse minema, esiteks küsige ta käest paberit selle kohta, et tal pole mitte ühtegi suguhaigust. Sellepärast, et näiteks Eestis aastal 2022 eelmine aasta oli näiteks Tallinnas meil 123 uut HIV juhtumit. Ja need ei ole enam täna süstivad narkomaanid, vaid need on pereinimesed. Ja Maailma Terviseorganisatsioon WHO ütleb, et 40% HIV juhtumitest on tegelikult leidmata. Ehk inimestel ei ole mitte mingeid sümptomeid, nad käivad ringi nagu viitsütikuga pommid. Ja kui ma olen koolitusel küsinud meestelt või naistelt, et kas te küsite paberit, siis üks mees ütles, hakka mingit paberit küsima raudselt on seksist ilma. Ja suuseks ka ei ole ohutu. Suuseks on samamoodi klamüüdia, eks ju, ka Norra, mis talt on võimalik saada. Samuti lihtsalt see sama teadlikkus. Ja kui me naudiskleme ja me oleme nagu hästi teadlikud, et see rütm magamistoas mängib väga olulist rolli, siis on hea minna naisega tantsima. Naise puusad, naise keha, kuidas see kõik liigub, kuidas ta on. Kui naine on tantsuplatsil nagu puuobune, siis ta ei saa eeldada, et ta magamistoas oleks väga voolav. Kui mees tantsib nagu puuobune täitsa rütmist mööda, eks ju,
siis ei saa ka eeldada, et ta magamistoas teeks seal mingid puusapoognaid ja ühele poole nurgale, teisele poole nurgale. Kui mees seksib ainult edasi-tagasi, jube igav. Ja mida teeb tüüpiline Eesti mees? Ärge võtke isiklikult, ausalt, aga tuhandete naiste tagasiside, ma olen sellest nii palju rääkinud, aga ma räägin veel, võib-olla keegi pole kuulnud. Tüüpiline Eesti mees pidi olema selline, kes suudleb, siis ta krutib nibusid. Ja siis on otsapidi sees ja kui naine liiga kuiv, võtab sülge, paneb vahele ja teeb isuga edasi. Ja siis teatab, ups, ära tuli, homme teeme sulle esimesena. Mina olen meeste käes küsinud, miks te krutite neid nibusid. Üks ütles, meile meeldib ka tehnika, kus vidinad on. Teine mees ütles, mul on selle kohta anekdoot. Ma ütlesin, kuulan. Mees ja naine magamistoas, mees krutib naise nibusid, naine ütleb, mis asja sa teed? Mees viskab nalja, ütleb, otsin Sky Plussi. Naine ütleb, mis kuradi Sky Plussi? Enda antenni võta Vikerraadiotki välja. Suurus ei ole oluline ja sõrmede pikkuse järgi ei saa teada, kui suur mehel on. Vaid tähtis on see, et mees oskaks oma riistvaraga ringi käia. Ja tõesti see puusatöö, kui naisel rääkida naudingute tsoonidest on G-tsoon, A-tsoon, V-kanal, V-kanali taskud, jenmopunkt, U-punkt, B-punkt, rõngaslihaste orgasmid, emakakaela orgasm, anaalorgasmid. Ja kui mees liigub ainult edasi-tagasi, siis ta ei puuduta kõiki naudingute punkte. Aga kui ta liigutab ühele poole puusa, teisele poole, alt üles, ülevalt alla, siis siin on võimalus naisel hakata kogema palju rohkem. Ja selline seks võtab naise tupetundlikkust vähemaks rohkem kui 50%. Kui te tahate kogeda ülivõimsaid naudinguid, siis seksige hästi meditatiivselt, aeglaselt, rahulikult, kohalolekuga, silma vaadates, õige hingamine ja see, mis sealt hakkab nagu kihilt avanema. Igas mehes ja naises sa ühel hetkel ei saa enam aru, kas sa oled mees või naine, kas mees on sinu sees või sina oled mehe sees. Ja need tasandid, kuhu me jõuda võime, lage olemas naudingutel ei ole. Jah, see meditatiivne teema on küll huvitav, sest ütleme, kui sa oled nii erutunud, siis lihtsalt tahaks kütta ja täiega lihtsalt aga et kuidas siis olla nii sellises hästi rahulikult. Vahepealt see kütmine on ka väga äge, ega need kähkukad ei kao mitte kuskile. Aga oluline on just see variatsioon, et kui meil on aega, siis me teeme pikalt ja põhjalikult. Me võtame eelmängu jaks aega. Eelmäng on väga individuaalne. Õige oleks see, et sealt, kus lõpeb üks vahekord, sealt algab uus eelmäng kuni järgmise vahekorrani. Ehk me kogu aeg oleme teise jaoks atraktiivsed, me flirdime, me mängime. See mängu ilu, et oleks selles suhtes. Et ma lihtsalt ütle, kuule, täna seksime ka või? No naise jaoks on see, mis asja? Tule ole meelas, tule puuduta, tule kallista, saada mulle päeval sõnum, saada mulle mingi meelas äge sõnum, eks ju. Et ma juba et sa hakkad juba naist häälestama sellele. Me vajame seda, täpselt samamoodi nagu teie, mehed. Jah, ütleme, see on siuke flirt on ikka väga oluline osa sellest kõigest ja mul naisel on siuke hea näide veel, et ta paneb mingit oma parfüümi, mis on tal ise tehtud ja siis kui ma tunnen seda, siis mul ta tuleb sealt vannitoast välja ja siis ma juba saan aru, et nüüd läheb nüüd on hoog sees, et naisel on head lõhnad küljes ja et selles mõttes see on oluline. Et naised kasutage naturaalset parfüümi ja et need alkoholiga asjad lihtsalt tõmbavad teid eemale sellest kõigest. Ja kui rääkida üldse näiteks ka lihtsalt alkoholist, siis seks on seda võimsam, kui me tegelikult ei söö kõhtu kunagi väga täis, siis meie meeled on palju erksamad, meie keha on palju erksam, kui me ei ole joonud kohvi, kui me ei ole joonud alkoholi. Ehk tegelikult kõik see, kuidas see keha, meel ja vaim on nii omavahel seotud. Näiteks alkohol on ju tuleenergia, et need mehed ja naised alateadlikult, kelle südames ei ole piisavalt palju armastust. Armastus on ka tuleenergia.
Nad hakkavad kompenseerima seda alkoholiga ja alkohol hästi palju tuimestab tegelikult. Ta tuimestab meie emotsioone, ma ei tea, meie üksi olemist või hirmu läheduse ees. Ehk see alkohol on kompensatsiooniks ja samuti võib öelda, et on toit kompensatsiooniks. Mina olen olnud aastaid tegelikult ülekaaluliste inimeste treener. Ma olen tegelikult õpetanud kehakultuuri teaduskonna, ma olen paberitega kõik õpetaja. Et kui ma andsin trenne kunagi ülekaalulistele inimestele, siis nad ju väga palju avanesid, hakkasid rääkima, et oligi valust lahkuminek või mees pettis ja jäätisepurk ja siis suur see popcorn otsa ja siis võileib ja siis kiluvõileib ja siis natukene jäätist on ju. Ja kuidas me lihtsalt sööme ennast suureks. Ja kui sul on juba mingi 10-20 kilo juurde tulnud, sa löödki juba käega, mis ma enam, et ma olengi juba nii suur, et vahet ei ole, eks ju. Ja kuidas, kui me oleme ise oma kehaga rahul, kui te kõik võtate seda, et minu keha on minu hinge tempel. Sinu hingel peab olema hea selles kehas, siis te ei söö ennast üle, te ei joo ennast täis niimoodi ja te hakkate valima väga puhast toitu. Minu arust see oasise koht on selles suhtes nagu ideaalne. Et need inimesed, kes siin on, nad on juba teadlikumad, kuidas toit meid mõjutab. Kui me sööme valet toitu, siis me ju vähendame oma elu energiat kas või. Me vähendame enda sellist teravust. Ehk toit on see, millega me saame ennast laadi jääda ja me ei ela, mina vähemalt ei ela selleks, et süüa, vaid ma söön selleks, et elada. No ma olen küll mõelnud vahepeal, et ma elan selleks, et süüa, aga mul on vist elukutse juba, et on vaja nagu praktiseerida ja kuidagi tunda ja teada. Aga jah, see oli juba, et kui sa valid ka täistaimse, siis ma ei ole veel läinud väga suureks, et soovitage võib-olla oma meestele ka, et valida rohkem täistaimset, et siis nad on erksamad ja ütleme niimoodi, et keegi ütles mulle, ma ei tea, et see oli ühes filmis, vaatasin ühte vegan filmi ja seal rääkis sellest nagu jõutreeningust ja siis tehti uuringud. Näidati ära, et kui mees sööb täistaimselt, siis mehe nii-öelda võimekus olla pikemalt vahekorras on protsentuaalselt suurem, pluss tema erutusvõime on suurem ja üldsegi tema näiteks ka lõhnad, mis ta oma siis nii-öelda kehale välja eritab, on palju meeldivamad. Ja ütleme nii, et kui naised eelistavad võtta, siis ka need seemned kõik endale, et siis ka see pidi palju paremini maitsma. Et selles mõttes... Kas sa ananassi mahla jood? Kusjuures jaa. Siis su sperma maitseb väga hästi kindlasti, naine on kiitnud, on ju? No ta on kiitnud, aga mitte selle ananassi tõttu. Et ma selles mõttes ei ole kindel, et kas see on nüüd selle tõttu. Et tegelikult on tõesti see, et meie keha maitsed ja lõhnad sõltuvad hästi palju sellest, mida me sööme. Ja ka näiteks naised, kui nad joovad ananassi mahla, siis kui mees tahab talle keelekat ja ta toitub tervislikult, siis ta maitsebki paremini. Et see toitumine, see on täielik teadus on see. Ja on muidugi naisi ja mehi, kes nagu ei loobu lihast ja lihtsalt võib-olla nagu vähendavad seda, sest kõik ei taha seda nagu veganlust. Absoluutselt ei peagi. Aga sa tunned ära selle hetke oma elus, et aga võib-olla ma tahaksin nüüd hoopis midagi muud. Ja siis ongi see võimalus, et olgu, ma siis proovin. Sest mul on ka olnud tuttavaid, kes on ühel hetkel hakanud veganiks, on ju, siis on olnud mingi 7 aastat veganid ja siis ikkagi nüüd söövad liha. Et minu arust me peaksime elus kõik asjad ära proovima, et kui mul on see tunne, et ma tahan seda teha, siis ma teen seda. Aga kindlasti hea, et see täiskõhu tunne võtab ära meil seksiisu. See kuidagi on nagu raske. Ja kui me täna vaatame näiteks Eesti mehe tervise statistikat, siis 50% meestest on ülekaalulised. 40% on rasvunud. Aga mis juhtub mehega, kui tal on ülekaal? Paljudel juhtudel testosterooni tase hakkab langema, östrogeeni tase hakkab tõusma. Ja kui mehel on tekkinud erektsiooniprobleemid, siis tavaliselt 4-5 aastat hiljem on juba südame-veresoonkond. Mis vanusest mees peaks minema esimest korda oma tervist kontrollima? Tegemagi tervisauditi. Näiteks 1 tilk veeniverd. Novembrikuus igal aastal on see pikema sõpruse päev. Rain Vääna kunagi kutsus selle ellu. Ja sellest on nagu nii paljud mehed osa saanud, või et kui sa ei lähe sinna pikema sõpruse päeval, ära oota novembrikuud. Võid minna ka homme päev, kas sa lähed Confidosse või sa lähed Synlabi, sa annad ära 1 tilga veeniverd. Seal on 12 peamist tervisenäitajat, mis on võimalik. Ja väga paljud haigused on ennetatavad just läbi selle, et sa võtad vastutuse enda tervisest ise. Naistel on olemas meil sõeluuringud. Meestel
ainult soolevähi. Mees ei käi ju arsti juures. Ja täpselt. Mõttes, mis ta seal ikka teeb. Ja vanuses näiteks mees 20–39, kõige vähem käivad mehed arsti juures. Vanuse kasvades ainult suureneb. Ja täna tervelt elatud eluaastat meestel on 54,9 ja eeldatav keskmine eluiga on 74,6. Ehk kui Eesti mees võtaks vastutuse enda tervise eest, siis ta elab palju kauem, palju õnnelikumalt. Ja üks asi veel, mis Eesti meest hästi lõhub, on düsfunktsionaalne paarisuhe. Naised veel jagavad rohkem oma sõbrannadega ja siis nad maandavad ennast, aga mehe sisse jääb kõik see valu. Ja näiteks, kui me räägime sellest, kuidas sinu keha räägib sinuga, üks väga hea raamat on Debbie Shapiro raamat Sinu keha räägib sinuga, siis näiteks südameprobleemid saavad alguse väga paljuski sellest, holistilises maailmas, et kui ma ei suuda seda valu enda seest nagu ära lahendada ja lihtsalt mu süda saab nii palju kurnatud. Et minu arust igal mehel peaks olema üks sõber, keda sa usaldad 100%. Sa räägid kõik, nagu mis sinu sees toimub. Enamus naistel on olemas see sõbranna, kellega seda jagada, aga igal mehel peaks ka olema. Enamus mehed ütlevad, et 40-50% võib-olla nad jagavad oma naisega, aga seda ülejäänud osa nad ei jaga isegi oma naisega ammugi, siis tead seal, eks oma sõpradega. Aga see võiks muutuda, et see võiks tõesti muutuda. Et kui me ikkagi jagame, ega see ilmaasjata pole öeldud, et jagatud mure on ikkagi nagu pool muret, et sul saab sellest kergem. Vägagi. Nii, meie aeg hakkab siin vaikselt kokku tulema. Küsiks meie kalli publiku käest, et nüüd on see hetke aeg ja võimalus, kus teie saate oma kaua oodatud küsimustega lagedale tulla ja anda märku, mis teemad teid kõige enam kõnetavad tänases teemaploki variatiivsuses, et kas on juba kohe esimesi huvilisi. Ma näen siin käed püsti, väga hea, palun. See oli nali. On küll, palun, jaa. Ja otsin küsida mingit näidet mängu kohta. Seksimängu kohta? Jah, mingisugune eksperiment. Teate, kui lahe seksimäng on tehtud, ongi olemas. Issand, minu kodulehekülje peal lepkarsin.com on see olemas, täitsa müügil. See maksab 39 € ja seal on olemas kell, seal on olemas silmaklapid, seal on olemas seksikaardid, seal on olemas nagu kõik võimalused selleks, et oma paari suhtesse natuke värskust tuua. Aga mida ma veel julgustan, mängige sidumismänge. Pange silmaklapid pähe, sidumismängud. Kui silmad on kinni ja keha on seotud, siis meie kehatundlikkus muutub niivõrd palju erksamaks. Mängige jääkuubikutega, niiristage šokolaadikreemi, limpsige, oske need küünlad, mida sa paned põlema ja siis see kuum õli, eks ju, sellest küünla, see ei ole vahaküünal, vaid ongi õliküünal ja siis sa selle kuuma õli lased keha peale ja siis teed massaaži. Võtke rohkelt suhu, kuidas meestel meeldib suuseks ja see sama julgus ka oma partnerilt küsida, kui ma teen talle midagi, kuidas see sulle meeldib. Vaadake koos pornot, aga mitte mingit pornot, mis on meestelt meestele loodud, vaid porno, mis on naistelt naistele loodud. Ehk Erika Lust Films. Ta kogus kokku tuhandete naiste seksuaalfantaasiad ja lavastas need pornofilmideks. Sealt saab väga palju snitti. Jah. Et kui sa paned näiteks mehe lingami, paned sampuse pokaali, loputad teda ja võtad suhu, teate, kui äge see on. Kuidas see täpsemalt käib nüüd? Ma täpselt ei saanud aru. Nagu. Sampuse pokaal, mehe lingam, pehmes olekus, võtad, loksutad pokaalis ja siis... Okei, väga huvitav. Et laske fantaasia lennata ja ärge kasutage libesteid. Toomas, sul on kotis seal kookoseli. Jaa, oota, ma siin presenteerin. Meri Christmas kott. Siin ma pole üheltki podcasti külaliselt veel saanud ühtegi kingitust, et ma alati proovin ise kinkida midagi, aga nüüd sain kingituse ja siis nüüd siin ongi... Tahad sa kohe siit midagi haarata? Et te kõik teate, eks ju, et libestid on nimelised ägedad asjad, aga vähesed teavad seda, et tegelikult libesteid ei maksa väga kasutada. Enamus libestid on valmistatud nafta baasil ja ta rikub ära naise mikrofloora. Ja näiteks kui naine soovib rasedaks jääda, siis on naiste arste, kes ütlevad, ärge libesteid nüüd küll kasutage.
et aga miks me siis muul ajal seda võiksime kasutada, siin on meie imeline kookosõli, seda saab osta koduleheküljelt eppkarsin.com ja tänaseks ma olen müünud seda üle 6000 tonni Eesti turule. Ja see on täiesti teistsugune kui see, mis poes müüakse, see on üks ja ainus, mis on tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt, ta on ilma lõhnata, ta ei tekita allergiat, ta on siidine, ta on ülimalt kaua aega libe. Kas kellelgi on olnud kasutusel juba kookosõli, käsi püsti, meie oma? No näete, nii palju on neid ikka ja. Et see on tõeliselt äge asi. Nii, siis järgmisena on kehakoorija. Et kui me mõtleme, et nauding on ettevalmistuseks ju kõik see rituaal, siis kui mina naisena soovin jällegi, et mees hakkaks mulle midagi pakkuma, siis mina esimesena võtan seibivahu, pesendan uustikutega puhtaks ülisensuaalselt, siis loputan, võtan kehakoorija, meie kehakoorija, üli hea ja koorin ta pealaest sarbe otstani. Üks mees ütles koolitusel, et teda on ainult rahalises mõttes kooritud, mitte kunagi kehakoorijaga. Ja siis on ka siin intiimseep, mis on valminud koostöös Tartu Ülikooli loodustäppisteadusega ja see tõesti sobib nii juba sünnimomendis alates tüdrukutele, poistele, naistele, meestele, siia kasvama peale ja bakterid. Ja selleks, et huuled oleksid sul alati pehmed ja niisutatud, on ka meie huulepalsam. Ja loomulikult oranžid küünlad, sest magamistoas oranž värv on kõige võimsam seksuaalenergia värv. Ja need küünlad on valmistatud soojavahast. Ja nad põlevad 46-48 tundi ja nad on tõesti looduslikud. Nii et sinul on romantika täiesti olemas. Nii, meil on siin kohe tuli üks teine küsimus ka, palun. Et mida siis teha, kui ongi niimoodi, et ühel partneril on suurem seksuaalisu kui teisel partneril? Ja kumbki pole nõus nagu avatud suhte jaoks ka, et kuidas nagu toimida sellises olukorras? Üks võimalus on see, et sa rahuldad siis iseennast juurde. Eks ju. Aga kui just igatsedki just seda, et tahad nagu partneriga seda täiega jagada, aga partner on nagu... Ja, aga siis varem või hiljem olete ta nagu nii küla peal. Et siis ei olegi nagu midagi teha. See on tegelikult läbirääkimise küsimus. Mina oma koolitustel olen hästi palju seda kuulnud, et kui on pikaaegselt partnerid koos olnud, aga nad ei taha lahku minna, siis mängitakse mängureeglid ümber. Ehk naine võib käia ja teha, aga tuleb koju tagasi. Mees võib käia ja teha, tuleb koju tagasi. Ja siis on ka selliseid paare, kes ütlevad, kui teeme koos. Väga tore küsimus, aitäh. Kindlasti paljudel on sarnaseid teemasid olnud. Nii, võtaks siia 2 küsimust veel. Kas on kellelgi tekkinud sealt koha tuli? Kas on kellelgi teisel veel või tuleme sinna tagasi? Palun. Ja ma avastasin, kui võib-olla see ongi idee, et kirjutada välja, et see keelekasutus või lingo, seda lihtsalt ei oska. Teate, see on nii äge küsimus. Täna hommikul üks naine, kui oli tagasiside ring, ta oli 4 tundi olnud, eks minu seksikoolitusel ütles, et tal ei ole olnud sõnavara. Ta oli 4 tundi minuga ühes ruumis, ütles, et ma sain nii palju sõnavara, sest ma räägin seksist nagu hästi nagu mitmekesisena ja ma räägin hästi ilusalt, mitte labaselt. Tulge minu koolitusele, te saate sellise seksi sõnavara, et oh my god. Väga lahe. Aga sõnavara on tõesti oluline, et kui sa ikkagi lihtlausetena ütled, siis ei jõua kohale ja võib-olla jääb nagu külmaks. Nii, siit tuleb küsimus. Teine ja viimane sellel. Et näiteks mida teha siis, kui sa oled öelnud oma partnerile vahekorra ajal mitu korda, et tee palun aeglasemalt või ole palun aeglasemalt ja siis oled nagu seisma ka jätnud ja öelnud, et mulle üldse ei sobi, et sa teed nii kiiresti. Ja siis ta lubab, et ta teeb aeglasemalt, aga siis kui tegemiseks läheb, siis nagu paar minutit teeb hästi aeglaselt ja siis läheb hästi kiireks jälle. Siis tee niimoodi, sina oled all, mees on sinu peal. Ja kui ta hakkab ennast liiga kiirelt liigutama, võtad tal puusadest ja lükkad teemale ja ütled, kallis, vaata mulle silma. Hingame koos. Ja sina annad talle selle rütmi. Naine ise annab selle rütmi. Ja ärge olge lihtsalt nagu kirjamargid voodis, on ju, vaid just see liikumine, et me oleme kogu aeg kontaktis. Sest see aeglane seks on naise jaoks palju rohkem erutavam kui see, mis on kiire. Kuigi kähkukad, ma ütlen, need on ka aeg-ajalt jumala ägedad kuskil vannitoas, ma ei tea, pesumasina peal on ju, jube äge, eks ju. Aga just see, et meil oleks see variatsioon.
nii et sina ise lood selle rütmi. No, Ja aga kui teine, te seksite- kui on naine on ju peal, siis ta saab ju ka täpselt ise ju valida oma rütmi või? No siis võib mees võtta tal kinni, hakata lihtsalt niimoodi tegema, okei. onju. Nagu see Jah. kõlab agressiivselt. Nii. Kiiremini. Nii, aga kui ma siin nii palju olen oma kallist naisest täna rääkinud, siis sa tõid mulle kingitusi, siis me mõtlesime, et me kingime sulle ka midagi väga erutavat. Et siin on üks lukstoode. See on siis kõige paremat. See on afrodisiaakum või? See on, kuidas nimetada, on ju, selle algupärane või ametlik nimetus on maagika erootika. Ehk siis selle erinevad õlide kombinatsioon annab väga erutava tunde ja tõesti viib väga südame, krooni ja juurtšakra ühendusse. Et, väga hea. Ja täpselt väga hell ja väga mõnus, nii et saad ka sina proovida midagi uut ja siis anna mulle teada, kuidas sul on läinud, kas toob tulemusi või... Kas ma kohe jõuan üldse või mitte täna? Ja, just, et suur tänu Kadrile selle toreda toote eest. Ja aitäh. Ja neid saab siis siin Oasise poes ka endale julgelt haarata. Ja veel kord, väga maagiline õhtu on olnud siin täna. Ma sooviks korra 2 kätt ja siis võib-olla näidata, et kuidas tänane õhtu teile korda läks. Ehk siis kui te teete nii, siis oli midagi kasu. Kui teete nii, siis oli väga palju kasu. Ja kui teete nii, siis jäite üldjoontes rahule. Et näidake korra oma kätega ka, kuidas teil see tunnetus oli. Et võib vaadata, ei pea vaatama, aga meie oleme igal juhul selle tagasisidega väga rahul. Nii et suur tänu veel kord kõigile. Aitäh sulle, Kallisep. Ja mina tahaksin lõpetada seda sellega, et kui meedia on mind tituleerinud kui seksieksperti, siis ma ei ole seksiekspert. Ma olen 100% kogemuskoolitaja ja see maailm, mida mina jagan, on üliautentne, sest see on kogetud läbi minu enda keha. Ja mina ei ütle, et teil peab täpselt samamoodi olema, vaid alati ma koolitusel või kui ka kuskil ma olen olnud, olen öelnud see, et võta kaasa see, mis sind kõige rohkem kõnetab ja see, mis mitte, lükka see kõrvale. Ja mida rohkem te olete avatud hinge ja südamega, seda rohkem te tunnete seda elu ja te peate mõistma, et on olemas 2 paralleelset maailma. Üks maailm, mis on hästi negatiivset inimeste poolt loodud, kõik on halvasti, kõik on negatiivne, kõik alati juhtub mingi kellegi teise pärast, kunagi vastutust ise ei võeta. Seal on hästi madalad vibratsioonid ja negatiivsed inimesed olukorrad lihtsalt kleepuvad nende külge. Ja siis on positiivsed inimeste maailm, kes on nii helged, nii kerged, nii rõõmsad, üli nagu kõrge vibratsiooniga ja nad loovad ise oma elu, nad manifesteerivadki ise oma elu. Sest öeldakse, et kui sa suudad midagi visuaalis endale ette kujutada peensusteni, siis need asjad juhtuvad selles materiaalses maailmas. Ehk võta vastutus oma tunnete, enda mõtete eest. Ja kui sa hakkad mõtlema positiivseid mõtteid, sa kontrollid oma positiivset mõtlemist, siis juba 3-4 kuu pärast on sul täiesti teine olemine. Reaalsus muutub. Suur tänu veel kord. Aitäh kõigile, et te siia tulite. Tõesti on väga maagiline. Aitäh.